Tere õhtust, head televaatajad! Oleme sõnas ja pildis Eesti Televisioonis tagasi Tartus Vanemuise kontserdimajas ja teatrimajas, kus jätkub Vabariigi Presidendi ja proua Evelin Ilvese 90 Vabariigi 94. sünnipäeva puhul vastuvõtt ja jätkame kätlemise näitamist selles samas hetkel, kus ennem Aktuaalse kaamera algust selle katkestasime. Eesti Päevalehe peatoimetaja Vallo Toomet ja loomaarst proua Tiina Toomet. Siseministeeriumi nõunik Piret Lilleväli ja tütar Susan Lilleväli. Eesti Rahvusringhäälingu uudiste kolme sõsara hõrgutiste omanikud, kohaliku toidukultuuri edendajad, õed Kerti Vissel, Kadri Vissel ja Triin Vissel. Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse õppekava hoidja Priit Kalev Parts ja tütar Suvi-Mari Parts. PNS Eesti muusik Evert Sundja ja proua Kadri Sundja. Kontserdikorraldaja Helen Sildna ja härra Uku Kristjan Kütt. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ja ajakiri Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.
Stelina gümnaasiumi direktor Neeme Lumi ja proua Mailis Lumi. Investor ettevõtja Allan Martinson ja Preili Karoli Hindriks. Pianist Kristjan Randalu ja proua Eppa. Filmirežissöör Jaak Kilmi ja proua Maris Kilmi. Maalehe ajakirjanik Kallo Lõhmus ja proua Liina Lõhmus. Aasta põllumees, osaühing Männiku Piim juhataja Aavo Samarüütel, Eile Grünberg ja Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dotsent Sixten Heidmets. Galerist Indrek Kasela ja skulptor Edith Karlsson. Eesti Ekspressi ajakirjanik Siim Nestor ja fotograaf Laura Kallasvee. Eesti parim kokk Vladislav Korpusov ja proua Elisaveta Porškujakova. Poliitikauuringute keskuse Praxis programmi direktor Ain Aaviksoo ja doktor Evelin Aaviksoo. Kirjanduse edendaja Sulev Valner ja ajakirjanik Kadri Valner.
Paikuse Mardade seltsi esindaja Maiu Saare ja härra Margus Saare. Tarvastu käsitöökoja perenaine Riina Salm ja tütretütli peremees Kaarel Kuningas ja tütar Ave Toming. Sten Roosi muinasjutuvõistluse korraldajad Ann ja Ants Roos. Kirjanik Ülle Kauksi ja Seto kuningriigi Sootska kunstnik Eva Riitsaar. Kunstnik Annika Aas ja isa Eedi Haas. Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ja proua Terje Sats. Ajakiri Tuna peatoimetaja Ott Raun ja proua Ludmilla Raun. Kirjanik Tiit Aleksejev ja proua Kristel Ehala Aleksejev. Karlova seltsi esindaja Ahto Külvet ja proua Anna Kramberg. Jahimaja trofee omanikud Risto ja Ene Viht.
ettevõtja Veronika Kookmaa abikaasaga. Aastaõpetaja Paide Ühisgümnaasiumi loodusõpetuse õpetaja Marika Männil ja härra Peep Männil. Saku tervisekeskuse perearst Mal Petersen ja tütar Tartu Postimehe toimetaja Iivi Trikit ja poeg Ivar Trikit. Raadio 4 peatoimetaja Mari Velmet ja professor Toomas Velmet. Esindaja Mart Hiiop ja tütar Madli Hiiop. Luuletaja Kristiina Ehin-Hussar ja proua Triin Hussar. Eestimaa Looduse Fondi esimees Jüri Ott Salm ja proua Laura Uibopuu. Osaühing Korrigo juhatuse liige Tiiu Sepp ja härra Aleksander Dubrov. E-tervise eestvedaja härra Madis Tiik ja proua Iiris Tiik. Sihtasutus Entrum tegevjuht Tarja Saar ja nõukogu liige Margus Rink. Haigla toetusfondi esimees Janek Mägi ja proua Kätlin Mägi.
Saaremaa turismiedendaja Alver Sagur ja proua Reet Sagur. Vabariigi presidendi kantselei direktor härra Siim Raie. Vanemuise teatri juht Paavo Nõgene. Ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liikme Jüri Järve. Tere õhtust. Ja vabariigi aastapäeva. Täpselt nii. No Jüri, kõigepealt ma tahan teie käest küsida, et presidendi vastuvõtul üldiselt inimesed soovivad pääseda ja see on selline asi, mida tahetakse. Kui lihtne teil pääseda oli täna siia sellesse majja, siia, kus pidu toimub? No ma ei tea, kas telest on nüüd näha, et protsenti on puudelisi inimesi, nendest omakorda liikumispuudelisi pooled ja sellest liikumispuudeliste inimeste arvust ratastooli kasutajaid võib-olla kuni 10% ehk siis arvestades tänase seltskonna arvu, ligi ootas mind allaminekul, kus olid järgmised 300 poissi, nii et ma arvan, et minul ei olnud hullu, aga nendel poistel oli see võib-olla päris raske, pluss hirm, et äkki käib mingi libastumine, nii et tegelikult ega see hoone nüüd väga hea ei ole selles mõttes liikumiseks, lisaks veel 2 sellist väga järsku kallakut siin esimesel korrusel. Aga tore on siin olla ja niimoodi. Ja ma ütlen veel kord, kas või selle tänase päevaga seoses, ega siis ei ole küsimus ainult ka siia majja sisse saamine. Küsige, kuidas me saime Tallinnast Tartusse. Kuidas te saite? Ma saan aru, et siin ka lugu taga, jah? Nii, meil on olemas selline hästi tore sõbralik bussifirma nagu Sepe, kellel on 3 ratastooli bussi, kuhu ühesõnaga saab tõstukiga, saab ratastoolis inimene. Buss. Selle olukorra lahendada, siis siin te olete. Jaa, selles mõttes küll, et me ise natuke aitasime koos, leisime varianti ja Sepe siis nagu kannab siis need transpordikulud, ütleme niimoodi. No, mul on väga hea meel, et te tõesti siia jõudsite ja suur aitäh tulemast. Ilusat vabariigi aastapäeva peotöö jätku. Aitäh! Oleme külaliste hulgast kinni tõesti. Mulle ka meeldis väga. Ma arvan, et täppi. Mis sulle
seal nii kõige enam nagu meelde jäi? Mulle meeldis, et see oli nagu asjalik. Ja ma, kuigi pealt näha võib tunduda, et ei ole nii asjalik ja rohkem boheemlane, aga siis ma hindan seda, kui vähemalt Tüüris on asjalikud inimesed. Ega ma täpselt ei mäletagi, kuidas see nüüd täpselt käis. Ma vist sain enne ühe kirja, mis vihjas sellele ja siis me juba läksime mängima sinna ühele üritusele, mis toimus seal presidendi aias. No kuidas kodus olukord on sel hetkel, kui Everton kontsertidel, reisidel ära, et Kadriga olla? Ma ei saa nüüd öelda, et see on alati olnud nii. Aga ma proovin. Kuidas väiksele tütrele Ronjale teie lood meeldivad? Väga hästi. Ja tantsib. Lihtsalt endal läheb mingi hetk juba kipub silme eest mustaks minema, aga siis ka võtad ennast kokku ja saad kuidagi hakkama. Mis hetkedel teie noorte inimestena kõige enam tunnete uhkust selle üle, et te olete eestlased? Võib-olla näiteks ameeriklased, et kas ameeriklane ei tahakski olla? Ei, ja neile jääb mahusse nagu pähe, et mis mõttes, et sa oled nagu mingist täiesti suvalisest kohast ja sa ei taha ka olla ameeriklane. Minul on niisugune olukord, et siis ma olen nagu eriti uhke selle üle, et ma olen eestlane. Mul seda ei ole, aga ma arvan, et selleks ei olegi mingit ekstra üritust nagu vaja tingimata, et ma tunnen ennast uhkena eestlasena. Aitäh ja väga ilusat vabariigi aastapäeva jätku. Ja järgmine vestlus siin on Bo Henriksoniga, kes on ABB Balti juhatuse esimees. Bo, te olete Eestis elanud 20 aastat, rahvuselt soomlane, olete võtnud. Tunnete te eestlaste seas ennast kui omade seas või on see ikka nii, et noh, ta on ju soomlane? Ei, no kyllä mä olen rohkeam siin omaks võtnud Eesti kui Soome. Meil on muidugi mul on Soome president Tarja Halonen andis Eesti Televisioonis intervjuu ja ta ütles seal, et Eesti mõne aja pärast võib vabalt minna Soomest mööda ja teie kommentaar oli selle peale, et mõne
asjas Eesti on juba Soomest möödas, aga mõne asjaga veel mitte. Mis on need asjad, kus te näete, et me oleme olnud riigina edukam kui Soome? No eks Eesti ühiskond on küll paindlikum kui Soome ühiskond selgelt, et see on ja minu meelest see on eriti hea sellises majanduskeskkonnas, kui me praegu oleme, et me suudame kiiresti muuta. See ei toimu Põhjamaades nii kiiresti. Nii, aga räägime nüüd täna vabariigi aastapäeval peomeeleolus, kuivõrd erinevad Soome presidendi vastuvõtmine ja siis Eesti oma ja peo nii-öelda pidamise oskus. Kas siin on ka eestlastel ja soomlastel mingi erinevus? No. Mida me peaksime tegema? Andke meile see ABB kogemus, teeme kõik koos ära. Kindlasti see on nii, et kui me vaatame 20 aastat tagasi, Eesti oli allhanke maa. Ja on siiamaanikin, aga kõik ei saa korraga, et me väga kindlasti. Meil on väga hea meel tervitada nüüd legendaarselt filmi ja loodusmeest Rein Maranit. Rein, kuidas teile meeldib see, et tänavuaastane kujundus on nii metsakeskne või täpne olla siis võsakeskne? Päris huvitav. Rein, aga mis teie jaoks on kõige ilusam pilt Eesti loodusest? Te olete enam kui 4. Kõige põnevamad ajad. Aga see ei ole mitte üks, vaid see on just kõige põnevamad ajad. On soeti, kevadeti ja ka sügiseti enne päikse tõusu Koidu ajal. Siis, kui kõik inimesed veel magavad, kui Eesti loodus on tegelikult üsna inimsõbralik keskkond. Sest meil ei ole ei suuri mägesid ja sügavaid orge elde. Aga kui nüüd rääkida tõsiselt, kus seda valu on nagu kõige rohkem olnud, see on tegelikult isegi naljakas. Ahti, kui päike paistab, kõik kohad on valgust täis, vesi sätendab. Ja kui sa oled siis nädal või poolteist jakis, selle tuleb läbi. Ja seda metsikut külmatunnet, seda ei ole ma mitte kusagil tunnud, isegi mitte polaarjoonetega, kus seal võib-olla Siin vaatate neid inimesi, mõtlete selle peale, et vabariik sai täna 94-aastaseks. Teie tähistasite hiljuti oma 80. sünni. Kõige ilusam aeg oli minu jaoks minu lapsepõlv, varajane lapsepõlv. On seda rõõmu ja vaeva jätkunud ikka ja alati. Ja eks sellega ole nii, et tegelikult minu valu.
sarnaselt teile mõtlevad ja armastavad oma riiki nii? palju ja noh, meil on mõningaid raskusi üleminekul sellest Sovjeti ajast ja demokraatiaga riigid, kus on see aeg kohanemis on kohutavalt pikk. Meil ju pole aega olnud. See on tõepoolest 94 aastat, aga sealt võetakse ju keskelt jupp välja. Meil on kohutavalt vähe aega ja me alles nüüd tasapisi hakkame võib-olla muutuma kodanikeks. Mida see tähendab? See on täisõiguslik selle maa inimene, kes nõuab, tahab ja on selle maa eest väljas seisma. Aitäh neid mõtteid meiega täna õhtul siin jagamast ja väga ilusat tänase peoõhtu jätku. Täna õhtu veetsite koos meiega. Ilus